Ideaalse keha tagaajamine on ikkagi selline noorte tüdrukute teema, aga täna hommikul me sellest räägime, sest et maailma tasemel tippvormis on Esta Pilt, Eesti Fitnessi Grand Old Lady, kui te lubate sellist tiitlit. Tere tulemast, Esta! Tere, tere! Väga suur rõõm on siin olla. Palju õnne! Järgmisel nädalal te tähistate oma 60. sünnipäeva. Ja täpselt nädala pärast. Ja ma tean, et kui reeglina me naistena üldiselt see vanuse teema mainimine on ikka selline, et kui juba number läheb seal 40+, 50+, siis väga ei taha sellel vanuse teemal enam peatuda. Kuidas teil suhe vanusega on? No mina ka vahepeal ei tahtnud, kui ma 50 sain, aga praegu ma ei põe oma vanust, et põhiline on enesetunne ja kuna ma tunnen ennast noorena, siis mind see number ei huvita. Aga ma saan aru, et ka teie kolleegid on vanusest üllatunud peale möödunud nädalavahetust, kui te Eesti kulturismi ja fitnessi lavalaudadel meistrivõistlustel üles astusite. Ja ega paljudele tuli üllatusena, et ma juba saan kohe 60 ja ikka veel laval ja võistlemas ja bikiinides laval. No kuidas see siis on, et kohe 60 ikka veel laval bikiinides võistlemas? Nii suurepärases vormis? Ja ega tegelikult mul väike eesmärk oligi, ma vahepeal juba mõtlesin, et vist enam ei lähe lavale. Aga siis mõtlesin, et 60-selt ma ei tea küll, et Eestis keegi oleks võistelnud, et siis võiks ju selle ära teha, et 60-selt veel võistlema minna. No kuidas teil läks seal Rakveres? No koha mõttes mul ei läinud hästi, ma sain 4. ja 5. koha, aga ma võistlesin muidugi seal 35+ vanustega, kus olidki sellised natuke üle 35. Miks te võistlete 35+ daamidega? Kuna Eestis on ikkagi võistlejaid nii vähe, et siis ma peaksin üksi lihtsalt võistlema. Aga et nüüd on sel aastal siis esmakordselt on maailmas tehtud 50+ vanusegrupp. Vot see ka natuke motiveeris edasi tegema, et tahaks korra 50+ kategoorias osaleda. Nii, ja nüüd on teil ees sõit siis Jaapanisse maailma meistrivõistlustele varsti? Jah, loodame, et ikka läheb kõik nii plaanipäraselt, et praegu see plaan on, jah. Esta, te olete Euroopa meister, maailmameister, karikaid ja medaleid suurtelt võistlustelt on rohkemgi. Te olete 14-kordne Eesti meister body fitnessis, mis tähendab seda, et te olete enam kui 20 aastat tegelikult pühendanud sellele alale, et ennast treenida. Miks see ala teid võlub? Võlubki just, et mul on tegelikult eluaeg meeldinud lihastes inimesed ja sellised heas vormis, nagu ilus on vaadata. Ja teine asi tegelikult sellel alal on treenida väga lihtne, kuna ma olen olnud ka pikama jooksja, siis tegelikult need treeningud olid palju rängemad. Et siin on niimoodi, et 1,5 tundi treeningut, kus sa saad ju vahepeal seeriate vahel puhata, et kuidagi nagu hoopis lihtsam on, kui neid lõike joosta. Üks Eesti tuntud sotsiaalmeediastaar käis siin ka sügisel bikiini fitnessi võistlustel ja 6 kuuga siis viis ennast sellisesse vormi, kaotas 18 kilo äkki. Ja. Kuidas teie sellise asja peale vaatate? No jah, kaalu võib 6 kuuga kaotada, aga tegelikult lihast on ikka väga raske kasvatada, eriti naiste rahval. Et tegelikult see ala ikkagi nõuab, isegi fitmodell ja bikiini fitness nõuavad ikkagi lihasmassi, et tegelikult selle 6 kuuga lihast ei kasvata. Ja samal ajal nagu rasva maha võtta ja lihast kasvatada ei ole ka eriti võimalik, et see on lihtsalt nagu natuke näljutamine ja selline, aga see nõuab ikka pikemat aega. Aga saab ka nii teha korraks laval, aga tavaliselt need, kes sellise lühiajalise projektina teevad, et nad ei jää kauaks selle ala juurde. Mis need kõige suuremad takistused sellel teel on, et tõesti nagu tippu jõuda ja ideaalseks saada? No kindlasti kõigi jaoks on just toitumine kõige raskem. Et võib-olla ka nendel, kes ei ole harjunud pingutama, on ka need treeningud rasked, aga kuna mina olen eluaeg sporti teinud, olen ka ennem sporti teinud, olen rasket maatööd teinud, et minul see pingutamine ei ole nagu olnud raske. Ja siis toitumine, kuna enamus kipuvad võtma vahepealsel ajal hästi palju kaalus juurde ja siis on võib-olla tõesti see kaalu alandamine ka hästi raske.
aga minul on tavaliselt võistluskaalu ja võistlusvälise kaalu vahe kuskil 4 kilo. Et see tuleb nagu märkamatud, et ma ei pea selliseid rangeid dieete pidama. No missugused saladused need on, et sellises tippvormis olla, mis te meile kõigile võite öelda, et kuidas siis heas vormis püsida, mida süüa, mida mitte? Jah, no süüa tegelikult tuleks kõike. Mina vähemalt söön kõike, et ma ei piira kunagi täielikult midagi, isegi võistluseelsel ajal, et ma kas või söön natukene magusad, aga need, kes nagu mingid asjad päris nulli tõmbavad, seda enam on see peale võistlust see pääsemine ja siis see tahtmine kõik see tagasi süüa. Et süüa mõõdukalt, pigem koguseid vähendada, aga lubada endale ikkagi kõike natukene. No teil on sõbrannasid, te töötate Tartu Ülikoolis ja te näete väga palju kolleege. Mis see põhiline viga on, mida me naistena teeme? Et vorm käest läheb? Jah, mulle tundub, et enamus ikkagi söövad õhtul ja hästi palju, sest ma näen, et ma võrreldes kolleegidega ma söön päeval rohkem. Ma söön tihedamini, ma söön mitu korda tööaja jooksul. Ja ometi, jah, ma arvan, et siis kodus õhtul on enamusel see söögiaeg, sest enamus käib ainult sööb ühe väikse prae päeval ja kui sedagi. Mõni võib-olla ei jõuagi päeval sööma. Et see on ka üks viga jälle. Missugune teie õhtusöök välja näeb? Õhtusöök on mul tavaliselt ikkagi selline omlett, salat, soe juustuleib, kodujuust ja siis veel hilisõhtul veel kuivatud puuviljad, pähklid enne magama jäämist. Et täitsa korralik portsjon ikkagi, sest see on ju mul treeningjärgne toitumine, ma nagu õhtul teen trenni. Te teete 5 korda nädalas trenni? Jah, praegu teen 5 korda, aga on ka sellised periood olnud, kus on nagu 6 korda ja mingi periood isegi tahtsin 7 korda käia, kuigi see on juba liig. Et lihas peab ikka vahepeal puhkama. Kui te võitsite ja mõne tähtsa päeva puhul, kas te lubate vahel hamburgereid, friikartuleid ja pitsat endale ka? Jaa, ikka. Mina luban isegi muul, näiteks nüüd võistlusteks valmistudes ma igal nädalalõpul sõin ka jäätist ja kaneelisaiakest natuke. Mis teie treener selle kohta ütleb? Aga mul ei ole treenerit, ma olen ise treener, et sellepärast mulle meeldibki, et ma saan ise kamandada ennast ja Kas ise ollakse endale nagu karmim treener või vastupidi ikka selline leebe treener? Jaa, ma olen selle peale ka mõelnud, et enamus ilmselt sellepärast võtabki treeneri, et neil on vaja nagu, et keegi tagant utsitaks, keegi kuulaks, keegi lohutaks, kui on raske. Aga mina tunnen, et ma olen selline hästi isepäine, et ma tahan ikkagi teha nii täpselt, nagu mina tahan. Puhkan siis, kui ma tunnen, et ma olen väsinud. Söön siis, kui on kõht väga tühi, et... Kui te vaatate, ma saan aru, et te tegelete jõusaalis iseenda treenimisega, aga kui te vaatate, kes teil seal ümber on, mis on põhiline viga, mis nagu tehakse? No ma arvan, et enamus käib kuidagi niimoodi, et nad teevad need seeriad ära, et nad ei pinguta isegi seeria lõpus viimaseid kordusi. Et tegelikult siis ei ole mingit arengut, et on näha, et paljud käivad ka mingi 3-4 korda nädalas, aga nagu ei näe, et midagi muutuks. Et ma arvan, et see pingutusaste, et ei pingutata ja siis, mida veel enamus teeb täpselt iga kord samu harjutusi, kõik kuud, kõik nädalad järjest, isegi iga treening teeb nagu täpselt samu harjutusi. Et ikkagi peaks natuke juba jagama neid lihasgruppe erinevatele päevadele ja harjutusi muutma ja kavasid muutma. No kuidas te ilulõikustesse ja iluoperatsioonidesse suhtute, et sellise kulturismi ja body fitnessi valdkonnas on see ikkagi väga tõsine teema, et mida teie oma keha juures korrigeerida olete lasknud? Jaa, mina ei ole mitte midagi lasknud, kuigi ma ei suhtu üldse halvasti, et tegelikult kuidagi ei ole nagu... Esiteks ma mõtlen, et siis tuleks sellega järjepidevalt kogu aeg. Kas mingid ilusüste või ilulõikused, sa pead hakkama sellega kogu aeg tegelema. Ma olen hästi laisk sellistes protseduuridel käia üldse. Aga kas te vahel tunnete, et mõni tiitel või võib-olla need viimased punktid on jäänud selle taha, et võib-olla ei ole pannud selliseid suuremaid rindu või vabandust? Jaa, mulle üks tuttav just ütles, et võib-olla sellepärast seekord ei saanudki esikolmikusse, et sul ei olnud nii suuri rindu. Ma ütlesin, et ma hästi ei usu, sest tegelikult body fitnessis ei ole see, näiteks kui maailmas käia, siis body fitnessis ei ole üldse kõigil sellised kunstrindu. Et rohkem on see bikiini teema, jah. Sest et seal hinnatakse rohkem kuidagi proportsioone ja kuidagi mingid sellist terviklik. Seal ei ole ka nii lihaselised ja seal on rohkem ikkagi see ilufaktor ja kõik see ka mängib rolli. Aga ma kunagi isegi korra võib-olla mõtlesin, et võib-olla peaks,
aga kuna ma mõtlesin, et ma olen nii vana juba, ma ilmselt enam ei võistle kaua ja siis ma ei ole seda ette võtnud, kuigi ma peale seda olen veel 10 aastat võistelnud. Kas ei olnud mitte siis, kui te olite tõesti just saanud maailmameistri tiitli, et te kuskil intervjuus ei olnud sellist lauset, et peab ka sellele mõtlema, kas pealtvaatajatel ja kohtunikel ei ole huvi äkki nii vanu võistlejaid laval üldse näha? Jaa, ma olen sellele päris palju mõelnud, aga kuna ma iga kord peale võistlust ikkagi olen just pealtvaatajatelt saanud hästi palju sellist head tagasisidet ja noh, kõik juba teavad nagu mind, et ikka sina jälle veel võistled ja ikka oled vormis ja ikka heas vormis, et siis ja kuna meil on tegelikult ju peakohtunik võib ka tasemele mitte vastavad sportlased ära saata, et ei lubada mitte võistlema ja kuna seda ei ole tehtud, et siis ma olen ikkagi jah võistlema läinud. Kui palju te komplimente väljaspool võistluslava saate? No see oleneb ka inimesest, mõnedele üldse ei meeldi treenitud inimesed ja lihaselised arvavad, et see jõutrenn teeb mehelikuks aga noh, enamus on ikkagi positiivsed ja. Nii et suvel ikkagi vaadatakse pika pilguga järgi ja suvel ma tegelikult ei ole väga avalikku randa enam läinudki, et seal oleks vist natuke selline kummaline käia, aga. Mõttes, et? Aga no inimesed jääks ikka vaatama ja. Kuna mul on ikkagi aastaringselt nagu need lihased paistavad välja, et päris niimoodi rasva peale ei söö. No väga suur teema tegelikult on see keha positiivsus ja oleme meiegi oma saates sellest rääkinud. Kas sellise teie maailmas kuidagi eksisteerib ka sellest keha positiivsust või et suhtumine kehasse ja nendesse parameetritesse on kuidagi nende aastatega nagu muutunud? Ma arvan, et tegelikult see ala rikub natuke seda keha kuvandit, kuna oled harjunud nägema sellise madala rasvaprotsendiga inimesi ja siis, kui sa vaatad näiteks kas või modelle, mulle tunduvad nad kõik nagu sellised lõdvad, neil ei ole lihast, nad on lihtsalt peenikesed, luu ja nahk ja ütleme ise ka tegelikult, kui juba ma siuke 4 kilo raskem olen, siis hakkad nagu vaatan, et ei meeldi, et kuskilt juba on selline lõtv ja ma loen mingid ajalehe artiklid. Oi, üks tippmodell näitas supervormi, superbikiini vormi, ma vaatan pilti, vaatan, ma ei näe, kus see supervorm on, et ta on nagu selline tavaline peenike inimene. Aga minu jaoks on ikkagi nagu lihased ja selline toonuses ja keha on nagu supervormis. Kui palju te igapäevaselt liigute? Ma liigun jalgsi hästi palju. Ikka tuleb mingi 20 000 sammu ringis, 15 000, 20 000 sammu. See on väga suur hulk. Ja teil on ikkagi väga palju aega olema. Inimesed ütlevad, pole aega tund aega sinna, tund aega tagasi. Aga ma kõnningi just, kui mul vaja kuskile minna. Et tegelikult, kui mingi ühistranspordiga minna, kulub see aeg lihtsalt ootamise ja peale, et... Esta, kas ideaalne keha on olemas? No... Kui inimene enda jaoks ideaalne on, siis tegelikult see ongi ideaalne. Esta, ma soovin teile palju jõudu. Aitäh, rõõm oli olla.